Püharisti palverännak, alustasime sellega aastal 2010 ja mõte oli see, et Aldur Vunk on kirjutanud sellise toreda uurimuse, see on tema doktoritöö, millest on avaldatud raamat Jeesus läks maal kõndimajja. Ja sellest ta väga huvitavalt nagu uurib ja toob ajalooliseid niisuguseid dokumente välja, mis nagu viitavad palverännakutele Eestis. Pärnu mustrist oli väga tuntud reliikvia keskajal ja samasugune väga tuntud reliikvia keskajal, isegi veel tuntum, oli Vastseliina valgerist, mis on ka ainuke paavsti poolt tunnustatud ime Eestimaa territooriumil. Sellel nagu keskaegses kultuuris väga oluline oli, palverännakud ju olidki selline hästi tähtis ja väga populaarne viis meelt parandada ja nii-öelda oma elu korda seada. Siis ka see Pärnu mustrist kui selline kohalik palverännukeskus oli hästi tuntud ja meil tekkis siis mõte, et kuna on teada, et Pärnust käidi läbi palverändudel ka Vastseliinasse, siis käia seda sama tööd mööda tänapäeval ka, et katsuda leida neid Püha Ristiga seotud kohti ja võib-olla siis ka sealt nendest nii-öelda kohtadest läbi minna ja neid üldse leida, kus nad asusid. Ja Aldur Vunk annab selleks oma raamatus päris põnevaid vihjeid. Tema leitud on see Püha Risti kabel siin kõigi oma legendidega, samuti Rõngu vasallinnuse ristikabel, kus ilmselt on palverändurid ööbinud ja siis sealt juba edasi Urvaste ja teised kirikud kuni Vastseliinani välja. Et me siis mõtlesime hakata seda palverändu nii-öelda taas tegema. Ja sellega me siis 2010. aastal alustasime. Ja sai alustatud koos teiste konfessioonidega, seal oli lisaks katoliiklastele olid luterlased, siis oli metodiste oli. Meil on selle aastate jooksul siin ka olnud õigeusklike kambas ja samuti muidugi inimesi, kes ei kuulunud mingitesse konfessioonidesse, et see oligi nagu selline sellist keskaja vaimsust tutvustav palverännu tee ja siiamaani me oleme seda teinud bussiga ühepäevasena risti ülendamispühale lähimal laupäeval. See on siis kuskil 14. septembril lähimal laupäeval. Aga nüüd tekkis siis võimalus, kuna me kohtasime sellist kena inimest nagu Merle Rallmann, et hakata lõpuks ometi rajama seda päris oma keskaegsel viisil palverännu rada ehk siis jalgsirada. Ja see on nüüd meie esimene siis rada, esimene nii-öelda teekond Pärnust siis Vanamõisa kabelini. Võtsime 4-päevase matka ette nagu keskaegsed palverändurid. Järgmisel aastal loodame, et me saame Merlega kaubale, et me siit Püha Risti kabelist rändame juba siis Rõngu vasallinnuse juurde ja edasi siis juba Urvastesse. Loodetavasti me saame sealt siis juba Urvaste rahvaga koos edasi minna Vastseliina poole. Alguses oli valdavalt oligi Pärnu rahvas, Elisabethi kogudus, katoliku kogudus, metodistidest, aga ühel hetkel see natukese ka laienes, Tallinna katoliku koguduse inimesi sai haaratud kaasa. Ja mõned õigeusklikud tulid ka Tallinnas. Selle palverännu tee nagu iseloomulik omadus ongi see, et me oleme püüdnud lugeda tunnipalveid. Et meil on olnud ikkagi palvused nii bussis sõites kui ka siis nendes kabeli asemetes või peatuspaikades, kus me oleme nagu peatunud, siis me oleme alati laulnud tunnipalveid. Ja Rõngus Roosipärga lugenud, nii et ja siis, kui me jõuame juba Vastseliinas, siis seal me oleme ristitee palvus teinud. Ja siis selles kabelis, mis on seal see teeliste kabel, seal on siis ka õhtupalvus, millega siis pärast seda on kõik bussidesse head aega ja
ja oleme laiali või kodudesse tagasi sõitnud. Aga jah, et praegu me loodame, et me sellesama vaimsuse ikkagi säilitame. Näiteks nüüd me sellel valverännakul nüüd siis 3. päeval tulime piki seda nii-öelda igavat kruusateed ja selle aja jooksul me jõudsime lugeda 4 ringi Roosipärga ja see andis nagu sellise nagu rõõmsa tunde südamesse, et see igav Merle jutu järgi väga igav tee, et kuidas te selle üle elate, oli nagu väga rõõmus.